Tervitus, me oleme Hutu ja Tutsi 27. saates. Me jätkame holokausti kultuuri, holokausti hariduse, holokausti pärandi ja laiemalt genotsiidi kultuuri mõtestamise saadet. Hutu ja Tutsi show. Mina olen Hutu, minuga on siin Reimi, ta on eestlane. Ole hea, Reimi, aeg on sissejuhatuseks. Tere, mina olen Reimi ja meil on siin, seekord on selline lugu, kass, ära sina siia klaasi lase, kus? Seal on küllalt. Jah, on triiki täis. Aga meil seekord on selline lugu, et kuna meil on aeg on piiratud, me oleme kuskil Saaremaal, me täpselt ise ei tea, kuskil siin lähedal on üks suur auk ja siin on hästi palju parmusid. Ja kiskjaid. Ja tiiger on ka siin mingi siin. Aga seekord me sissejuhatust ei tee, et alustame kohe, et lähme saate juurde ja alustame genotsiidist. Ja üks selline huvitav genotsiidi teema on see, et ERR on seda nagu kajastanud, et kus Iisrael teeb nagu sellist innovatsiooni palestiinlastest vangide valvamise alal ja plaanib kasutama hakata nende valvamiseks krokodille. Ja siis tsiteerin, et vanglateenistus on valmis, plaan on läbi mõeldud pisimate detailideni alates krokodillide hooldamisest kuni nende puhkealadeni, lisas Ben-Gviri büroo. Avalduse kohaselt eraldas riikliku julgeolekuministeerium vallikraavide rajamiseks 21 miljonit seeklit, umbes 6 miljonit eurot. No siin ei ole asi selge, see on väga kliimateadlik valik, eks ole, selle asemel panna okastraadid, lasta sinne sisse kõrge pingevool, mis kõik neelab fossiilseid kütuseid. On mõistlik lahendada sellist bioloogilist, kuidas öelda siis, köndistamist või väga hea mõte. Et krokodill muidugi, ütleme, Eesti majandusele ei anna midagi, kui sinna saaks mingisugused Eesti elukaid müüa, kes samamoodi liha sööksid nagu krokodillid, siis me tunneksime ka sellest rõõmu, et me saaksime oma karusid või hunte või ilveseid nagu mitte lihtsalt looduses silma iluks ringi lasta lipata, eks ole, murravad siin lambaid ja teevad pahandust, et seal nad oleksid omal kohal, viiksid ellu siis Iisraeli riigi poliitikat ja sööksid neid samuseid palestiinlasi, kes otsustavad põgeneda ja minna seadusega, kes juba on läinud seadusega pahuks, siis otsustavad minna ka veel vangla administratsiooniga nugade peale, ega siis selliste tüüpidega pikka juttu ei ole. Ma arvan, et karud ikkagi võiks olla seal krokodillide ümber. Sest ega alati on dubleeritud süsteem on töökindlam, et kes võib-olla mõni õnnestub lipsata krokodillide eest läbi, võib-olla ei maitse krokodillidele on selline araablane. Aga karu näiteks Põhjamaa loom, vähenõudlik, võib-olla ka mõõdukalt näljas hoitud, tal ükskõik mida süüa. Ei, loogiline. Aga see on nüüd iseenesest on see, et hea odavkadi meetod ka, et pigem see, et ei pea muretsema nendega, kuidas neid krokodille toita, aga lihtsalt anna võimalus põgenemiseks. Krokodillid toidavad ennast ise. Isegi mitte anna võimalus, vaid see on ju vana vanglas, on sellised nipid, et igasse kongi üritati nagu sokutada, kui võimalik oli siuke provokaator või nuhk, kes siis mis iganes tarvis oli teada, sa tegi seal head juttu ja uuris andmeid, et seal võiks olla sellised palgalised provokaatorid, kes siis korraldavad põgenemisi. Ahvatlevad. Ja ahvatlevad põgenema, siis saavad krokodillid söönuks, see on kõik nagu looduse sõbrad ja loomaarmastajad on nagu vaimustuses, elav toit, eks ole. Võib-olla küll puuri araablane on nagu puuri kana, et ta ei ole ta ei ole õnnelik araablane, et parem oleks toita õnnelike araablastega. Aga vaata, kui araablane on saanud juba kongist välja põgeneb, tal kindlasti on juba hormoonid juba kehas möllavad, et selles mõttes kindlasti ka krokodill on pärast seda õnnelik. Ja karu. Ja. Sellest uudist siit annab ju palju paralleele tuua ka meile siia Eestisse, et meile siia hakatakse Tartu vanglasse ka ju palju neid, araablasi tooma ja võib-olla isegi nende hulgas isegi palestiinlasi ja loodame väga, et seal on palestiinlasi ikkagi lõviosa või tänapäeval tuleks öelda krokodilli osa oleks palestiinlasi või karu osa, et muidugi ootame huviga ja veel väga kummalised arengud on Eesti Vabariigis, Eesti Vabariik, mis on olnud ju väga liberaalne ja
ja immigrantide sõbralik, mida näitab ka see Rootsi vangide nagu siia toomine tööstuslikus koguses, on hakatud küttima niinimetatud illegaale, kes ainult sellepärast, et nad tulevad nagu läbi Valgevene Koobaste või Võsa. Nad tulevad Lätti kuskile, Lätist siis hop, läbi Võsa omakorda Eestisse. Ja siis selle asemel, et neid armastada, nendega lõimuda, nagu ÜRO dokumendid ette näevad, näha nendes rikastamist, innovatsiooni ja külluse allikat, millegi pärast kumminuiadega mingisugused, see loom on ohtlik. Hoidke mind kinni, muidu ma teen selle looma seibideks. Aga läheme edasi siis, ole loom. Ma vaatan, et see loom ei põlga varsti enam ka hutut ära. Aga korraks näeme vahepeal kaamerat kinni panema. Talle peaks ühe palestiinlase leidma äkki. No ühesõnaga ma saan palestiinlastest ka aru pärast raskeid läbielamisi. Aga tal on küüned, muide, ma võin seda kinnitada. Aga me jäime sinna, et meie liberaalne valitsus on hakanud täiesti alatult, fašistlikult, ksenofoobselt, tagurlikult ja natsistlikult püüdma neegreid, ütleme otse välja, neegreid, araablasi, moslemeid, igasuguseid Aafrika elanikke. Et ma ei tahaks liiga head nagu mõtet anda valitsusele, et meil on igasuguseid kiskjad, puugid eriti. Puugid on meie metsa kõige ohtlikumad loomad, et kui need Läti piiriäärsed võsad ikkagi kultuurpuukidega nagu, kuidas öelda siis, mineerida. Et siis oleks ju valitsusel võib-olla palju vähem muret mõne aja pärast. Ja ka need entsefaliidid ja entsefaliit on kerghaigus veel. Kui seal jääb esimesse etappi, aga seal on borrelioos, vaata borrelioosi viimased, ütleme, entsefaliit on veel hullem kui borrelioos, aga sealt ma arvan, et kindlasti tänapäeva teadus on võimeline neid haigusi nagu Wuhanis, eks ole, seal veidikene tuunima, eriti kui on nii oluline asi nagu Valgevene somaallaste püüdmine. Vaata, kui somaallane tuleb läbi Kreeka, see on jumala õnnistus, eks ole, siis läheb kohe meil nagu asjaks. Anname talle eluaseme ja abirahad ja korraldame integratsiooniprojektid ja räägime, milline elude päästmine ja humanitaaria ja suure südame asi see on. Tuleb samasugune somaallane, täpselt sama kasulik nagu need, kes tulevad Kreeka saarelt, Hispaanialt, ma ei tea, kus nad seal 40 000 kaupa jälle sisse imbusid. Võt siis tuleb represseerida. Minu meelest see on täiesti hull genotsid, mis toimub nende Valgevene somaalaste kallal. Nende võõrliikidega me saame siin tegeleda saate järgmises punktis, aga veel tahaksin selle vangide pidamise ja palestiinlaste ja kõikide teiste puugid aitavad. Lutikad nakatada, jumal teab millega. Ja mis on täi on ju vana klassikaline nakkushaiguste levitamise liitlane. Täi on meie liitlane. See oli ju see, et ütleme, see oli Tarrakanid. Sakslaste täi, et see nagu ei teinud midagi, ta lihtsalt ammustas, imes verd natukene, aga see venelaste oma, et see külvas ju kohe tüüfust ju vaata. Just nimelt. Ega vaata, krokodill võtab sul ühe jala või käe, elad edasi nagu vana mees. Aga vaata, kui sul on tüüfus, siis sa kärvad. Ja, aga eestlastel on ju see kogemus ju veel üldse igasuguste kraavide kaevamisega ja meil siin ju ka, et mingi idapiiri äärde ju kaevatakse neid kraave ja kõike, aga ma ei tea, kudapidi need töötama peab, et kas siit sinna ei põgenetaks või sealt siia ei põgenetaks. Ega see on filosoofiline küsimus. Jah. Eelmise kommunismi ajal oli ju nii, et neid kraave kaevati selle jaoks, et kui keegi nagu sealt kommunismist välja ei põgene. No ja viib seda head kommunismi asja välismaale ja maailma revolutsioon kukub kokku. Kõik revolutsionäärid on juba läinud välismaale ja seal, ma ei tea. Põhimõte on ju selles, et mitte mingit liiklust ei ühele ega teisele poole, et need, kes tahavad kommunismi tulla, et need ei saaks tulla, on ju. Sest need tuleb pärast Siberisse viia ja jälle kulu. Et kes kommunismist ära tahavad minna, et need ei saaks ära minna. Ühesõnaga, see on lihtsalt eraldamine, puhas ütleme diskrimineerimine, midagi muud ja enamat. Ja jube värk. Ja siuke krokodilli toitmine, jah. Aga jah, kuna meil on täna aeg piiratud, et lähme siis selle teemaga nüüd edasi, see palestiinlaste pidamise teema saime nüüd klaariks. Jah, seal on puugid, tarakanid, täid, lutikad. Kõik võimalikud. Ja muud ohtlikud kiskjad. Ja nüüd on järgmine teema, mis see genotsiidi alla täna nagu lahterdub, on see, et kus Delfi kajastab seda lugu, et kuidas New Yorgi linnapea Zohran Mamdani
tahab Benjamin Netanyahu visiidi ajal arreteerida. Aga noh, mis me selle kohta oskame öelda, Netanyahu oli kaval, ta läks mis oli see Lindsey Grahami sinna matustele ja ta läks edasi, nii et New Yorki ei läinudki üldse. Vaata nupumees, eks ole, sellisele sõrme suhu ei pista, kuuleb, et tahetakse vangi panna, ei lähegi New Yorki. Aga noh, see on, ma ei tea, kas Kaja Kallas saab minna New Yorki, teda taheti ka vangi vahepeal panna, aga seda tahtsid vist küll venelased. Aga vaata, siin ongi nüüd see sama teema, et kui vali omale moslemist linnapea ja näed, vaatamata sellele, et sul on mingi Brooklynis, ma ei tea, palju see hinnanguliselt seal on, 1 miljon juuti või 2 miljonit juuti, kes seda teab, kui palju neid on. Hetkel on, veel, ütleme nii. Ajalugu, me ei tea, kuidas ajalugu keerab. Kommunismil on omad eripärad, ütleme nii. Omad eripärad on, jah. Ja nii kui sa valid nagu selle linna peaks, ongi korras, on ju, et näed, ei piisa isegi sellest, et sa oled Netanyahu ise. No üldse imestaks, kui Manhattanist ja lähikonna saartest kujundatakse uus gulag. Seda varianti tuleb alati silmas pidada, kui kommunistid majas on. No see kunagi oli ju, kust ju pihta hakkas ju, et need ka ju esimene seesama isolaator oligi, need Venemaal olid Valges meres ja need Solovetsi saared. Jah. Nii et see oli Kloostri saar. Klooster oli, jah. Huvitav, kas seal... No ma olen seal ise käinud. Seal Manhattanis on ka mingid pühakodasid või sünagooge või midagi. Kirikuid, templeid, loose. Kõige nagu selline kõvem sümbol on ja seal on mingid obeliskid on, siis on seal ka mingi see tõrvikuga mingi naise kuju on seal ja mis seal veel? Sarvik ja mingi sarvikud on seal. No ja sarvik on ju teadagi väga oluline tänapäeva kultuuris. Võib-olla sinna sarviku ümber ikkagi korraldataksegi mingi muhe vangilaager. No, võimalik. No mis sinna tuleb, seda võime lugeda siis Solženitsõni teostest, 3 köitest. Eesti keeles on ta 3 köidet. Eestis on jah 3 köidet ja pärast olid seal muud asjad, mis sundisid teda nagu sealt nagu emigreeruma jälle. Ja... No, eks nad ei taha nagu ette hoiatada, eks kommunism tahabki vaikselt nagu hiilida, vaikselt kanna maha panna. Kui kõik loeksid Gulagi arhipelaagi, siis sellist linnapead üldse ei tekiks. Ei oleks võimalik. Aga näed, inimesed on kirjaoskuse minetanud ja kultuurile löönud käega ja tulemuseks on väga ebameeldiv linnapea ja väga ebameeldivad väljavaated. Jah. Aga siis praeguseks tänaseks sellest genotsiidist ehk aitab, lähme edasi. Minu heast genotsiidist ei saa kunagi küllalt, aga kuna meil on saateaeg täna piiratud, siis lubame, et teinekord saab rohkem genotsiidi. Fakt. Nii. Aga nüüd on järgmine teema, mis meil on limukad ja võõrliigid. Kui mitut limukat sina tead? No ma olen, neid on palju. Vaata, kui sa vaatad ajalehe kaanele või teed teleka lahti, alati vaatab vastu limukas. Mina ei ole neid lugenud. Ma ju kõik lehti ei suuda nagu üldse hoomata, mul oleks süda pahaks ja telekat ma ei pane üldse käima, sest see on tervisele niivõrd ohtlik. Puht limukaid täis. No ainult limukad ja mis nakkusi nad kannavad. Mõnda nime oskad ehk nimetada? Ma ei tea, kas neil ongi nime. Ma ei tea, kas neil üldse on nime. Ma arvan, et kui nad limukaks kvalifitseerusid, nad minetasid kõik inimlikku, sealhulgas nime. Võib-olla neil ainult isikukood. Mõned nimed siin hiljem tulevad, üks nimi tuleb kindlasti, aga võõrliikide teema juures, aga see, et meil on ju... No võõrliigid on, me ju rääkisime, et võõrliigid tulevad meile Valgevenest läbi Koobaste. Ja neid tuleb politsei peab kumminuiaga taga ajama. Kus sa tuled siia? Sa tuled Kreekast. Mine minema, mis sa vaidsin. Sina kust kohast tule? Valgevenest, vaata kus ma sulle näitan. Niimoodi käib meil asja ajamine. Sihuke invasiivne võõrliik tuli meil. Hispaaniasse tulevad Marokost ka veel. No Maroko, need on ju pühad mehed, kes Marokost tulevad. Nende kohta ühtegi halba sõna ei ütle. Aga tegelikult tahaks rääkida ka nendest limukatest ja võõrliikidest. Meil on üks ühine tuttav on üks saarlane ju. Ja tema on see, Postimesse Elu24 kajastab seda, et vaenlast võita tuleb teda tundma õppida. Saaremaa mees korraldab Hispaania teetigudega pööraseid katseid. Ossa raip. Jah. Et need on sellised pruunikarvaga, nagu need pruunikarvaga oli võõrliik. See on, vaata, milleni nagu inimene sunnitakse laskuma, kui ei lasta inimkatseid teha.
teaduse ja tehnikale kindlasti inimkatsed viiksid palju kiiremini progressi edasi, aga kui on keelatud, siis aja tigudega läbi. Sealt ei tule mingit progressi. Teinekord on inimkatsed ju ka lubatud, et kui nagu see eesmärk ühendab abinõu ja kui on ikka tõesti vaja selleks, et valgevenelaste peal võib teha katseid. Valgevenelaste peal ei tehtud, tehti ka kõikide muude valgete inimeste peal. Siin oli see sama ju mõned aastad tagasi, kui see massilised inimkatsed olid ja polnud ju aega ka nende vaktsiinide väljatöötamisel, aga see ongi, et hilisem nagu see kasum ületas nagu selgelt kahju. See on sama nagu võtaksid püssi, läheksid, politseinik, ütleme, läheb avalikku kohta, seal kuskil on mingi kuritegu, siis ta võtab lihtsalt tulistab rahva sekka, et mul polnud aega nagu sihtida. Aga kasu oli ikkagi suurem kui kahju, et lihtsalt külvad nagu hävingut enda ümber ja leiad alati hea põhjenduse. Fauci oli neid ju senatis, kus teda kuulati üle. See on eriline naljanumber. Fauci oli see kunagine suur süstla ja süstla ja... Üldse see, tema oli see... Süstlaprohvet. Ja, tema oli vist, ütleme, süüdistatakse teda selles, et ta lausa tema mingi selle pisikuga selle jama kõike põhjustas kogu selle nakkusliku karnevali. Aga ta ju ise midagi ei ütle, nüüd ei saagi aru, mis seal toimub. See õigus tal on, aga tal on ju see... Aga kummaline, et sellist õigust ei ole keegi teine kasutanud ja tema kasutas isegi siis, kui sealt küsiti, mis päev täna on, siis ta kasutas ka õigust mingit põhiseaduse 5. parandusele viidata. Ja talle ju igaks juks anti ju see eelmine president ju see poolearuline, see Biden, see oma kuldse pastakaga või selle sulepeaga andis ju selle mingi amnestia ka talle ette. Päris kindlalt me ei saa öelda, et seda Biden nüüd ise tegi, eks seda seal keegi Bideni kontori mingi massuurikas seal nagu sosserdas. Eks igaks juks anti kõigile, kellele igaks juks anti ette ära. Aga seal on veel see paha asi, et ega siis see, et sul on üks arvuandmine ei päästa siin nagu osariikide käest, et seal osariigid ei ole sulle arvu andnud, nii et Mehhike kobi aga kongi ja istu rahulikult. Täpselt, aga nendest... Et see tõhk ei ole kindlasti veel pääsenud ja see, kuidas teda ikkagi nagu praegu grillitakse, see on rõõm tuleb peale. Aga kui me nendest limukatest ja nendest võõrliikidest edasi räägime, siis tegelikult on veel üks limukas, millest siin on. Seda ma ei usu. Ei usu. Postimees teadus kirjutab selles, et Põhjamaades leitud ohtlik võõrliik võib jõuda ka Eestisse. Ja silmas peetakse seda, et ma tsiteerin jälle väikse lõigu, et Kliimaministeerium kutsub taimekasvatajaid, aianduskeskusi, haljastusettevõtteid ja aiapidajaid tähelepanelikkusele, sest Põhjamaades on leitud uus ohtlik võõrliik. Ooker, röövlamelane, on see loom või inime? Röövlamelane, mina tean mingi lamemaalane. Ma tean röövoravaid, parasiitoravaid. Minu arust üldiselt need lamemaalased ei ole ka mingi röövliigid. Ajaleht ei maksa kunagi uskuda. Aga vaata, tead, mis ta nimi on? Me pidime ikkagi ühe nime me toome välja, me ütlesime nimedest, me muidu ei räägi. Lihtsalt oleks ebaõiglane, sa ütled võib-olla 100 nime, aga 100 000 limukat jäävad nimetamata. Aga tema nimi on Obama Nungara. Oi, see on küll ilus nimi. Ei tea, miks talle selline ilus nimi on pandud. Ma ei tea, kas mingi tema tumeda välimuse järgi äkki. Obama Bidenkara oleks veel ilusam nimi. Kaja Obama, mis iganes, kes ta siis võiks veel olla. Jah, tegemist on selge on see, et... Von Der peaks ka nimede vahele veel panema, see oleks parem nimi. Obama, Von Der, Nungara. Aga tegelikult aga see Obama pole ainukene, kes on oma selle, see ainuke võõrliik, kes oma nime selle tumeda nagu välimuse järgi on saanud. Vaata, sina ka, me oleme suga kalal küll käinud ja sa tead ju ka seda ju ühte teist võõrliiki, keda ka kutsutakse Obamaks. Ja on ka samamoodi tumedat karva ju. Kes see selline on? See on ümarmudil ju. See kalad on kõik siuksed, ega nad lumivalged ei ole ükski. Ei, aga need... See on jubeda õustaga jälle selle eest. On jubeda õustaga. Selle tuleb näo järgi ära. Ja must ja kole nagu öö on. Aga tollega on veel see lugu ju, et... See kõlbab süüa vähemalt. See kõlbab süüa, on ju. Lätlased vähemalt söövad seda. Sina ei kõlba süüa, sind söövad ainult pilusilmad. Aga see on meil see üks ka legendaarne kalamees, see Lihula Rein. Tema olevat kuskil mingisuguse looduskaitsemehega või kellegagi kokku saanud, ma ei tea, kes ta selline oli. Ja temal oli see lugu, et oli öelnud, et selle Obamaga jutt lühikega, et ta tuleb ka kätte saada, et ta tuleb ka nagu korralikult
julmalt hävitada, see tuleb sedasi mitte lihtsalt nagu tagasi loopida nagu elus peast vette. Ei, ikka peaga vastu betooni ja peale kastuda veel. Jah, näed. Jaa. Nii et selle... Sõnatuks võtab selline asi. Võtab, aga kuidas need ongi. Me ei ole rassistid siin, aga näed, aga nii on. Me ei mõtle ise midagi välja, aga me lihtsalt räägime. See on minu jaoks nagu kirjeldamatu julmus, kui mina tahan nagu arveid õiendada nende võõrliikidega. Ma lähen Pärnu turul ja ostan sealt 1,5 euri kilo pannile, las ta siis kärssab seal. No Lasnamäel pidi ka ju müüdama, on ju ka ju, et ütleme, aga Lasnamäe kombe kohaliselt on see, et seal see konservide nimi on mudilaste konserv. No. Mudilast saab mudilaste konserv. Siis, kui ajad nii kaugele jõuavad, pole vaja konservi silti muuta, pane lihtsalt mudilane nagu purki. Pane mudilane patta ja ongi korras ja valmis on ju. Jah. Aga sa tead ju ka, et kus see võõrliik ju siia Eestisse üldse sai, too Obama, kust see pärit on. Mina teaks, ta mingi tankeriga toodi. Tankeri Pilsi veega ja sealt kuskilt Aasovi merest ja sealt kandist on ta tulnud, on ju. Aga temal oli ju see ajalooliselt ju selline lugu ka taga veel ju, et nad oli ju, kunagi oli seal selline võimas, selline riik oli ja selline võimas rahvas oli, see Kasari oli Kaganat, on ju. Selle sama mudila peal kasvanud. Ei, üks näljahäda päästis kogu selle Kaganaadi, et oli seal üks suur näljahäda, aga siis sinnamaani keegi neid mudileid ei söönud, aga siis need mudileid hakati püüdma ja sööma ja siis nad jäid ellu, on ju. Nii et mudilad jäid ka ellu. No jah, nagu näha, et jäid, on ju. Aga see, et siis selle põhjal võib ju öelda nii, et siis kuna praegune Iisraeli riik, et see on paljuski selle Kaganaadi nende kunagise rahva peale rajatud, on ja et siis, et või see Taaveti täht, mis on seal nende lipu peal, et mis on nagu nii varastatud, et selle asemel... Sinna tuleks mudilat laduda sellise tähekese kujuliselt. Või nii, või lihtsalt panna selline must Obamaga, et sinna... See on ikka nagu... Tead, kui see nägu on suurelt, seda ei ole ilus vaadata. Panem ikka laduda nad sinna unnikusse. Natuke viisakam. Aga kas genotsiid on ilus vaadata? Ei ole ju? No see on ilu vaataja silmades. Sotsidele väga meeldib tavaliselt, kommunistidele meeldib. Palju on, ütleme, meie hulgas sellise küsitava maitsemeelega isikuid. Ikka. Väga meeldib. Ja. Et see on nüüd, ütleme, nendest võõrliikidest ja eriti nendest tumedatest võõrliikidest on nüüd selline lugu veel. See on õpetlik lugu. Et kui on näljahäda, siis parem ära söö midagi. Nagu mudilaid sööd, tuleb sellest ilge jama. Ja lõpuks on nad veel meil ka siin. Kuigi süüa on nagu hea, peab ütlema, aga ta halva maitsega elukas ei ole. Suht magusa lihaga on, jah? Viisakas. Ja välja näeb väga kole, nii et ärge laske ennast ka välimusest eksitada. Või ikka on väga jõle elukas, ikka lööge maha ja piskib pintslisse. Et koleda välimuse all võib peituda ka mingi õrn ja maitsev liha ja hell süda või teinekordki. Eiringale teeb ikka ära, kulinaarselt vähemalt. Võib-olla rusikavõitluses jääb alla, seda me ei tea, aga mingid liigid ta siit on ju välja tõrjunud, kui ta on siia tulnud ja siin massiliselt elama hakanud, ega siis keegi on ju toidust ilma nüüd. Ma küll ei tea, mis kalad seal siis vähem meil on selle. Aga ma alles üks päev käisin ahvenal ja siis märkasin seda, et meie ahven on nende mudilatega kohanud. Nad väiksemad isendid, nad pistetakse lihtsalt nahka. Meie ahvenad söövad need mudilad ära lihtsalt. Oleks vaja kedagi, kes sööks neid suuremaid ka. Mina üksi ei jõua neid kõike ära hävitada. Ja. Sellised liigid, et mõni võõrliik on erinevalt teeteost või mis see jälkelukas on ikkagi söödavad. Söödavad, jah. Aga siis aitab tänaseks limukatest ja võõrliikidest, et lähme siis edasi. Limukate saate igalt kanalilt nagu südame seiskumiseni. Selleks ei pea meie saadet vaatama, me siin mööda minnes. Me ei suuda konkureerida ERR-i ega Postimehega ega veel vähem Delfiga. Võimatu. Kuskil on inimvõimete piir. Ja. Aga läheks siis edasi kultuuri juurde. Läheme kultuuri juurde ja siis heiskame kultuurirubriigi logo. Nii, sellega on Kristjan
mis iganes, kuidas meil on see? Monitor. Jah, Kristjan Jaak monitor avatud. Ja noh, kui kultuurist kui rääkida, siis eelmises saates siis me rääkisime ka nendest, noh, kes veel mäletab, et rääkisime nendest Medicidest. Ja siis noh, oli see, et ma käisin ka mingi... Need on itaallased. Noh, jah. Võib-olla on Itaalia dünastia või selline, aga siis ma käisin kui mingi ka kuskil mingi, ma ei tea, kasutatud asjade poes, kui vahepeal sattusin ja seal sai üks raamat ei pihku ja see on Frans Johansson Medici efekt. Aga millest see räägib? Et siin on, noh, ütleme, loen siit praegu just siit tagant, raamatu tagant, et siin mingi lõik on siin, et Browni ülikoolis avastatakse, kuidas lugeda ahvimõtteid. Peakokk segab ootamatuid komponente nagu merisiilikud ja pulgakommid, muutes professionaalse kokakunsti maailma. Insener laenab sipelgate käitumismudelist saagijahil, et töötada välja vaatlusskeemid mehitamata õhusõidukite jälgimiseks sõjapiirkondades. Taoliste ideed rajavate ideede juures ei ole kõige olulisem mitte nende avastuste pöördeline olemus, vaid pigem koht, kus need avastused leiti. Ja edasi räägivad, et kuidas nagu luua juba edasi nagu illusioone luua, nagu ütleme pilte, et kuidas sa saad mingi tuua nagu mingisse teise dimensiooniga, et mingid sellised erinevad need nagu katsed, praktilised nagu asjad on ja no iseenesest raamat on see, et ta vihjab ka sellele, et need asjad meetodid on väga vanad, siin on mingid kunagis mingi koopajoonistused siin kaane peal ja nii on. No mis need koopa inimesed siis juba neid asju ei leiutanud, millest seal raamatu kaane peal juttu on? Noh, ma usun, et eks nad kasutasid teisi ja primitiivsemaid meetodeid, aga noh, tõenäoliselt ütleme ikkagi on see nende samade nende illusioonide ja nende efektide loomine, see on ju läbi ajaloo käinud ju nii või teisiti, aga siis, kui ma seda raamatut sirvisin, siis ma avastasin ühe sellise koha peal, et noh, mingi joonis 7.1, et Medici efekt, et see kontseptsioonide, kombinatsioonide hüppeline kasv. No antud juhul on ta siis mingi, noh, ütleme, ta puudutab nagu muusikavaldkonda, kus on muusikariistad, nende ülesehitus, vokaal, kõik rock-muusika, klassikaline muusika, siis kõik nagu, kuidas nagu luuakse nende, ütleme, need muusikaliste, nende erinevate kombinatsioonidega, kui nagu nende nagu kokku segamisel ja siis jõutakse välja ka mingi sellise maagilise numbrina nagu 6 miljonit. Mis siis juhtub, kui see 6 miljonit täis saab või mida peab 6 miljonit olema, et midagi juhtuks? Kui see arv tundub segadusse ajavalt suur, siis sellepärast, et nii see ongi. Et see arv on piisavalt suur, et ajada kõdi segadusse. Enamus inimesi on segaduses ilma ühegi numbrita. Kas see on hea meetod? See on hea meetod, on ju. Et seda 6 miljonit, et seda õnnestub nagu rakendada ka nagu erinevates valdkondades, et see arv on suht selline, et ütleme, ta ei ole ilmselt liiga suur, et ütleme, inimene ikkagi ta hoomab 6 miljonit, on ju. Aga see 6 miljonit täpselt piisav arv, mille põhjal luua nagu mingi illusioon ja millega külvata nagu segadust. No näiteks selleks, et mingi, ütleme, kui inimene õpib mingit, teeb sporti või õpib mingit tööd, et kui teha ühte liigutust 50 000 korda õigesti, siis ta nagu õpib selle ära. Ükskõik, kas valesti või õigesti ta, nagu see muutub nagu refleksiks ja siis kõik nagu toimib nagu kellavärk, kui see on nagu hästi õpitud. Ja. Et selles mõttes tundub, et see 6 miljonit on nagu ikkagi, et mingisugust jama kokku keerata on vaja palju rohkem pingutada, kui mingi normaalne asi ära õppida. Ei, kindlasti, aga see 6 miljonit on see jälle, et kui viitsitagi nii palju seda ühte liigutust teha, aga okei, see 6 miljonit on ta kõik nagu luua, ta on täpselt see nagu selle usutavuse loomiseks. Ideaalne kombinatsioonide number, et nagu ütleme... Seal mingi näiteid on ka toodud, et kus see illusioon siis luuakse niimoodi 6 miljoni vidinaga. Ei, siin ütleme... Kirjutad 6 miljonit lugu kliima mingisugusest mõjudest või kliima kuumenemisest ja ongi nagu tehtud. No põhimõtteliselt, jah. Kurat, siis tuleb küll palju vaeva näha. Oota, miks ma ikka ei usu? Ma arvan, et juba üle 6 miljoni korra korrutatud mingit jama. Olulisem ongi selle asja juures ikkagi see, et see sama maagiline number. Me ei tasu nüüd numbrimaagiasse küll kinni jääda, nagu öeldakse. Seda ma ei tee. Aga see 6 miljonit on maagiline number. Ma peaks isegi raamatut lugema, et see kõlab kuidagi väga intrigeerivalt. Ja, eks ma pean ka selle raamatu nagu põhjalikult nagu läbi töötama, aga see oli nüüd esimesel lehitsemisel kohe lõi nagu välja, et see 6 miljonit on see maagiline number. Aga ma korraks teen kõrvale põika. Mul tuli selline hea mõte, et
meil vahel räägime asjadest, mis nagu kalduvad kultuurist kõrvale või on nagu kaudselt kultuuriga seotud, aga ikkagi kultuur, aga mõtlesin, et peab tegema sellise nagu rubriigi, alarubriigi, kus on siis, mul on selline raamat Kuulsuste viimased sõnad. Et see on kindel, et need on meie kultuuri osa, need kuulsad inimesed ja kui nad midagi viimase sõnana ütlesid, siis see eeldatavasti on nende jaoks nagu väga oluline. See sõnum elu lõpus siis edasi anda. Ja ütleme, et seda on mõned kultuurid on teadlikult viljenenud. Jaapanlastel näiteks on selline luulevorm, niisugune žanr nagu jisei, jotisei kirjutatakse. Ja see tähendab viimast luuletust. Need tüübid siis, kui nad on raskelt haiged või tunnevad juba, et nad on elust lahkumas, siis kirjutavad neid. Ja need on, inglis keeles on ka üks kogumik välja antud ja väga soovitan lugeda hästi, ma ei tea, kas Hoffman või kes see koostaja oli. Suurepärane valik ja kõige naljakam on see, et seal on vanad inimesed või vanast ajast. Ikkagi mõtled, et vanasti ju iga oli lühike, need tõprad on seal kõik 60-80 aastat vanad, need samuraid ja mungad ja kes seal kõik on ja väga äge luulevorm iseendast, eriti mõelda, kui inimene on surema, siis sureb veel sapist nalja teha näiteks väga, väga hästi. Aga et Euroopa kultuuris on siis need viimased sõnad ja üldiselt on nad nagu kaunis udused, nagu teame Goethe viimaseid sõnu, et valgust, rohkem valgust, selleks pane tuli põlema ja mis sa kobised. Pane tunneli lõpus tuli põlema ja hakka minema. Aga ütleme, siiski on ka nagu õnnestunud viimaseid sõnu ja mulle lappasin raamatut tükk aega, midagi olnud teha. Ja siis leidsin, et kui me oleme, vanasti kõlbasid Ameerika filmid vaadata, siis seal oli see lõvi pilt oli alguses ja see oli Metro Goldwyn Mayer, kolm sihukest oligarhi. Et üks nendest oligarhidest Mayer ütles siis haiglas väga nagu meelde jäävad ja sellised nagu mõjuvad sõnad ja need sõnad kõlavad nii. Asi polnud seda väärt. Oota, ma segan korraks vahel, et see ei olnud see Meir, kunagi oli selline mingi legendaarne, see oli Golda Meir. Selle peale võtame. Golda Meiri peale või? Ja. Golda Meir ütles ju sellised sõnad välja ja see natuke haakub selle eelmise teemaga, kogu selle genotsiidiga teemaga üleüldse oli ju see, et tema oli loomulikult maru vihane selle Moosese peale, kuigi tema ilmselt tal Moosesega mingi suurt mingit geneetilist midagi ühist. Mooses kes? No vaata, Mooses oli ju see, kes seda juudi rahvast mingi 40 aastat mööda kõrbet Vana Testamendi sihitult ringi vedas ja siis istutas need Lähis-Idas ainukese kõige mõttetumasse kohta, sellisesse kohta, kus pole naftat. Ülejäänud Lähis-Ida on naftat täis, aga siis see on selline koht, kus naftat see oli väga kaval nõks sellest, et nad olid Egiptuses elanud, eks ole, orjapõlves liha söönud ja elu oli hea. Aga oli vaja millegipärast tuli mõte, eks ole, et peaks nad nagu kuidagi saama välja ja mingisse imelikku kohta viia. Ja siis see viidi, eks ole, terve rahvas kõrbe. Kõik, kes olid Egiptuses inimese moodi elanud, surid ära. Ja need, kes olid seal kõrbes virelenud, viidi siis sinna uuele maale. Ja see maa võib-olla oli natuke parem kui kõrb. Jubedalt meeldis, nii äge koht on, eks ole. Kõrbes oli ikka jube vastik olla. Naftat polnud ja eks nad tänu sellele ongi seda genotsiidi abil seda ebaõiglust nagu likvideerimas, et nad ikka vallutamas neid maid, kus naftat on nagu. No vähemalt hästi vallutamine edeneb ja kui inimene on edukas või rahvas või süsteem, ega siis kuidas me saame kritiseerida? No ei saagi. On väike riik Eestist väikse, mis üle jääb? Laieneda tuleb loomulikult, tuleb vallutada ja vallutavadki. Mis sa teed nendega? Midagi ei ole teha. Hakkad midagi kobisema, siis on sul Ameerika lennuki kandjad kukil. Parem ära kobise. Kõige lähem naftarikas paik, mis saaksime siin mingi lihtsa vallutusega omal haarata, on ju tegelikult Ust-Luga sadam. See on ju vana see Ingerimaa ka veel. Ma arvan, et Norrat on lihtsam vallutada. See on ka hädisem riik. Mina selle Ust-Lugaga mölisema ei läheks. Mulle käib see Norra nafta küll. No võib-olla ei ole nii lähedal, aga tänapäeva transpordi juures see on ületatav probleem. Kaotused oleks ilmselgelt väiksemad. Aga lähme nüüd selle... Vallutamine on igal juhul mõistlik mõte seda. Läbi inimkonna ajaloo on kogu aeg vallutatud. Vaata palju Iraani on vallutatud. Juba Aleksander Suur vallutas esimest korda ära.
siis valetasid moslemid ära, kõik on neid kogu aeg, Saints ja roomlased elasid neil seljas, päris ära ei valutanud, aga valus oli ikkagi, tuhanded aastad on vallutada, jälle tuleb uuesti vallutada, saad aru, selline on kultuuritraditsioon ja genotsiidi traditsioon, sinna ei ole midagi teha, see on inimkonna DNA-s, ega meie ei ole seda välja mõelnud, lugege ise ajaloost, kogu aeg käib see pull. Viimasel ajal ta on just nimelt naftarikaste kohtade vastu suunatud. No seal vaata, ega siis sa ei saa ube ka igale poole küllata, savi peal kasvab paremini, pinnas on selline, et seal võrsub, nagu viljakas pinnas, rasvane, sealt ikka tuleb nagu selline parem kraam. Kõrbes üldse võib-olla ei kasva midagi. Aga lähme nüüd nende viimaste nende hingetõmmete juurde tagasi. Viimased, aitab sellest, meier on läinud, tunneme elust rõõma, et meil on nagu paremini läinud kui temal, et võtta, et selline oligarh, eks ole, terve elu on pappi kokku ajanud, eks ole, mingid jõledusi tootnud, täielik lurjus, minu silmis vähemasti, siis kõnge viimane mõte, mis peas nagu kummitab, asi polnud seda väärt, pole võib-olla mõtet filme hakata tegema, eks ole, seda ma panen ka praegustele filmitegijatele nagu südamele. Te olete jälle mingi sita filmi teinud, enne kui järgmist hakkate tegema, mõelge Meieri viimastele sõnadele, mõelge heaga. Varem või hiljem keegi lihtsalt tuleb teile kallale selle jama eest, mida te olete kokku keeranud. Mina on viisakas inimene, loomulikult vaatan ära, sülitan kõik, aga lihtsalt tuleb mingi külamees, mida pekki? Ja lööb sul lihtsalt hambad sisse. Seda on juhtunud. Et selles mõttes jah, nii, aga ütleme, minuni jõudis väga huvitav kultuuriuudis. Ma küll ise nagu kultuurikauge inimene ei käi kontserditel, aga lehest lugesin, et keegi oli läinud kontserdile. Ja kontserdil oli siis lavalt nagu öeldud, et rahvas tahab näha M3 tärn I-d. Rahvas tahab näha M3 tärn I-d. Ja mulle väga meeldis, et on selline kultuur, kus siis põhimõtteliselt inimesed lähevad kontserdile ja neile näidatakse kolme tärniga M ja I-d. Et see on nagu okei, minu meelest. Kui inimesed tõesti tahavad, ega nad kontserdilt ära ei läinud, eks nad sellepärast sinna tulid, nad teavad, mida näidatakse. Et selles mõttes, kuidas elu on läinud paremaks, Venemaal ei tohtinud, et eks M3 tärn I-d suhugi võtta, rääkimata siis näitamisest, aga nüüd lava peal, kõigi näes, lapsed, vanemad, raugad, sotsialistid, homoseksualistid, kõigile näidatakse ja väga hästi läheb. Kas see kontserdil Nokulaulu ka lauli, ei tea? Ei olnud juttu. Võib-olla see Nokulaul on juba nii tavaline, et võib-olla see on igal kontserdil, ma ei ole käinud, ma ei lükka ümber, aga ma eeldan, et on loomulikult, ega asi areneb. Ega see kõik, mis on lastega kuskil lasteaias, nagu mis need pilastamised korraldatakse, ega need lapsed kasvavad suuremaks, pilastamine liigub kooli, siis ülikoolist Riigikogust kontserdisaali, nii see käib. Et kõik algab lasteaiast ja Nokulaulust ja pärast on M3 tärn I nagu massikultuuri nagu element. Et selles mõttes ma arvan, et ma olen päris õige valiku teinud, kui ma ei käi kontserditel. Tänapäeval pidigi olema, et enamus kontserti jääb üldse ära, isegi kui nad on suhteliselt viisakad. Inimesed ei julge minna. Jälle on laval, keegi tuleb, võtab M3 tärni I välja. Ise ka vaadata kodus, kui hästi läheb. Et ei peagi nagu kontserdile minema. Ma ei tea, mida seal Lätis, mis jutt seal, mida seal lubati, aga on siin troonipärijad, kui tormasid sinna ja see oli see Pitbulli kontsert, aga see jäeti ka ära ju. Seal laeti mingit segast juttu, et kõik lehed millega pärast kirjutasid sellest. Ma ei ole kunagi seda Pitbulli kuulanud. Ma on kahtlane värk. Mina tean, et Pitbull, see loom on putinistide sümbol. Vaata, neil on T-särgid, see Pitbulli, selle küll koera või eluka nagu lõustaga. Et kui ma kuulaks Pitbulli, siis mul oleks kohe putinismi süüdistusega. Ma ei pääseks sellest nagu kuidagi. Et selles parem kui ei kuula, ei käi kontserdil, ei kuula seda jama, ei mõtle selle jampsimise peale. Läksid mingid klounid kontserdile, said vastu pükse, võib-olla teinekord ei lähe ja leiavad ka mingisuguse kultuurse ajaviite endale. Ega me ei saa välistada. Mõni on muidugi nii kangekaelne, et istub seal Riias nii kaua, kuni talle lõpuks, ma ei tea, mis laadi muusikat see Pitbull üldse teeb? Ma loodan, et see ei ole räpp. Ma ei tea.
ma ei tea, ütlen aga ausalt. miks me peaks teadma? No jah, See ei ole ju kultuuri osa, see on Kerge. pitbull. kergem on, kui ei tea, ütleme nii. Kergem elada. Mis kergem, lihtsalt võib-olla isegi väärikam. Jah, ütleme nii, ongi nii, võib öelda küll, et noh, väärikam. Jah, sest muidu varem või hiljem on jälle M ja 3 tärni I on nagu letis ja laval ja noh, mis see siis, jah. No, meilgi Eestis on juhtunud korduvalt, ma ütlen seda korduvalt. Jah, aga ma ei tea, lähme siis teistsuguse kultuuriga ka veel edasi. No kui on teistsugust kultuuri minugi poolest. On, aga noh, ütleme siin uued uudised, me nüüd uusi uudiseid nagu eriti nagu siia saatesse toonud, aga siis on võiks rohkem tuua. Kirjanik Sven Kivisildnik kirjutab siin, et see Austria ideaal ehk 300 lehekülge vihakõnet on üks selline lugu oli. See on Itaalia romaanist, mis on eesti keelde tõlgitud. Jah, et kaasaegne kriitik Alberto Assorosa märkis, et Malavogliad kehastavad rahvuslikku vastupanu progressi ühtlustavale, juurtetule ja hävitavale vägivallale. Raamat on selge positiivne programm. Hoia kinni oma maast, keelest, kommetest, perest ja perekonnast. Ainult nii jääb rahvas ellu, säilitab oma näo. Progress pole vabastaja ega õnnistaja, vaid hävitaja. Konservatiivne rahvuslik klammerdumine juurte külge on ainus tõeline pääsetee. Perekond Malavoglia on igavene hoiatus ja võimaskutse klammerda kalju külge või õpu modernsuse tormis. Verga prohvetlik selgus teeb temast mitte ainult Itaalia, vaid kogu Euroopa konservatiivse rahvusliku mõtte suurima eelkäija. Et see on nagu kummaline, et kogu meie kirjandusmaailm on ju puha täis kommuniste, homoseksualiste, idioote. Ja siis järsku on tõlgitud mingisugune asi. Aga kui loed selle tõlke kirjeldusi, ajakirjanduses või kirjastusi, see kirjandus on viisakas, ta on Eesti raamatu väljane, seal on muidki nagu korralik asja ilmunud. Et siis sellest räägitakse kui mingisugust Sitsiilia, mingisugusest kurbmängust, siuke eksootiline Sitsiilia. Sitsiilias iseenesest perekonnad on pisarakisku ja nii. Aga keegi nagu ei ole välja lugenud selle raamatu mõtet, millest see raamat räägib, ega see täna ei ole kirjutatud. Ma ütleks, ma ei tea, paarsada aastat vana või see on vana raamat, on Itaalia klassika ja väga kõrgelt hinnatud. Ja siis kommunistid tõlgivad ära sellise progressi vastase, mis enne progressi juba nagu mõistab progressi hukka, näeb ohte, mida see kommunistlik soigumine endaga kaasa toob. Et see on tõesti fenomenaalne raamat. See on keerulise Itaalia nimega, et ma ei suudagi seda nagu korrata. Ilmselt me peame tiitritesse panema selle. Sinna ma jäängi, et see on praegu ei suuda öelda. Aga jah, et naljakas, et ma arvan, et kommunistid on juba niivõrd nagu hooletuks ja võhiklikuks muutunud, et kuna nende enda kultuuril ei ole mitte mingit sisu, siis nad eeldavad, seda ei ole ka teistel. Ja lasevad nagu tsensuurist läbi sellise, nende jaoks täiesti enesehävitusliku ja nagu väga valgustava teose, mis kirjeldab inimestele, sellise kommunistliku nagu märratsemise, minu jaoks on see kõik kommunism, on ta ükskõik mis progress, seal ei ole mingit vahet. Et ei maksa nagu, Eskimo jaoks võib olla nagu 40 nagu kollase lumeliiki, aga tegelikult on see kõik üks uriin, seal ei ole nagu, normaalne inimene ei pea seda kõike maitsma ja nagu peensustesse nagu laskuma, see kõik on kommunism ja asi sellega. Et kui ei ole konservatiivne, kui ei ole rahvuslik, siis on kommunism. Nii lihtne see ongi. Ja see tegi nagu rõõmu, jah, et just selline teos oli kommunistliku rahastusega välja antud. Et seal ikkagi, võt nii läheb mõnikord. Et see kommunistide mandumine teeb nad ise endale ohtlikuks. Tõmbavad endal teki jalge vahelt. Aga võib ka nii öelda, et kui nad on oma positsioonides niivõrd kindlad ja võib-olla nad selles ülbuses lasevadki, las olla, las tuleb see raam. Nad mõtlevad niimoodi, et kõik see kommunistlik kultuur, mida kommunistid nagu levitavad, on täielik sitt pask, nad ise ei loegi seda ja kui loevad, ei saa aru. Ja siis on täiesti kuskil maailmas on välja antud, kuskil maailmas räägitakse, itaallastel ka seal nii ja naa. Aga pärast tuleb välja, et see on tegelikult nagu päris asi. See ongi kultuur, seal ongi mõte, see räägib tõelistest väärtustest, see on päris. Et selles mõttes jah, täiesti nagu hämmasta. Muidu panevad ju lasertagumikus ringi ja kirjeldavad oma homoerootilisi sajoobe. Täiesti mõttetu, täiesti ilge. Ja siis kogu selle nagu jälkuse sees on täiesti nagu korralik asi. Muidugi Eesti Raamat on teinud üldse head tööd, neil on ju Sündikaadisari, mis kirjeldab meie jõustruktuuride totaalset nagu korruptsiooni.
rahapesu, narkoärid, Vene luurega koostöö, no kõik on nagu väga realistlik ja noh, ja see, mis romaanist loed, tuleb ajalehtedest ka nagu tuttav ette need episoodid ja see on nagu äge. Et selles mõttes hea kirjastus teeb head tööd, et noh, Eesti raamatuasjadel maksab pilku peal hoida, et seal ei ole ainult head tõlkeid, noh tõlkeid palju muidugi ja seal on ka sellist väärtkraami nagu, mis kirjendavad ikkagi degenerante nagu ääretu detailse ülevaatlikkusega, et Eesti raamat on tõlkinud Lawrence Tarrelli, see on selle loomakirjaniku vend, noh hea luuletaja, väga hea proosakirjanik, kellel on Aleksandria kvartett, see on siis neli raamatut kõige ehtsamatest pervertidest. Et no Justiin Baltasar, seal on neli raamatut, Montoliiv, kõik. Et sellised võõraste nimedega raamatud, aga maksab lugeda, et noh, milliseid värdjaid on nagu olemas. See on selline, eesti keeles teist sellist värdjate paraadi ei ole nagu see Aleksandria kvartett, et see on fenomenaalne, väga hästi kirjutatud, õudne porukas. Ja ta ise nagu oma arust ka, teda ei peeta nagu konservatiivseks kirjanikuks. Aga ta on ka selliseid nagu selgemaid mõtteid avaldanud, et tema ikkagi nagu kirjutas nagu oma arust kriitikat või et see ei ole nagu sellise, ütleme, degenerantide eluviisi ja maailmavaate õigustamine, tema oma arust kirjutas nagu kriitikat, kuigi see raamatut lugedes võib-olla on raske aru saada, aga iga nagu perverssuse nagu enam-vähem adekvaatne kirjeldus on kriitika. Ükski normaalne inimene ei saa seda nagu tõsiselt võtta. Et selles mõttes ma väga soovitan nii seda Itaalia perekonnalugu Sitsiiliast kui ka siis seda Aleksandria nelikromaani. Kui ma seda kuulan, et siis ma olen märganud ka, et on toimunud nagu mingi nagu nihe, et see on nagu nüüd Ameerikas tagant ikkagi tulema, et seal, kus ongi see igavene vaata see sinise ja punase või see vastasseis, kahe partei vastasseis, kuigi ta on loodud, see süsteem ongi selliseks nagu igavese vastasseisu jaoks on ja ühed on ka niinimetatud need demokraadid, kes on mingid ilged, mingid perverdid ja teised, mis on need vabariiklased. Ma korraks segan vahele, jäta meelde, kui sa pooleli jäid. Näiteks praegu on Maini osariigis on väga tore jant käib demokraatidega, senati valimised. Nii, ja siis demokraadid käisid välja mingi punase populisti, nimi ei olegi nagu praegu tähtis, selgus, et tüüp on vägistaja, vägivallatseja. Segan omakorda vahel, et ütleme, punane populist on tegelikult see, kes on sinist karva nagu USA-s ju vaata. Demokraadid on sinised. Jah, sinine lurjus ühesõnaga. Lurjus paljastati ja peale selle oli tal rinnal veel mingisugune natsitätoveeringulaadne junnakas, et ühesõnaga selle ümber siis konservatiivne meedia lõi seal nagu korralikult tralli, tüüp oli nagu täielik metselaja, see on nagu õudne, mingi, ma ei tea, käte väänamine, naiste, ma ei tea, mida see elukas kõik oli teinud. Ei kõlvanud ta kuidagi nagu senatisse, lõpetati temaga see asi ja pandi tema asemele siis nagu uus tüüp, mis uue tüübiga nüüd selgus. Tüüp on mingi verepilastusliku projekti käima tõmmanud ja oma nõoga lapsed saanud, nõoga abielus muidugi ei ole, aga on kirjeldanud teda kui oma abikaasat ja nüüd siis, ma ei tea, kuidas üks skandaal nagu järgneb teisele ja kõik nagu naeravad, kes on vähegi normaalsemad inimesed, et demokraatlik partei ei suuda leida ühtegi enam-vähem normaalset inimest. Et üks on ju täielik nagu jälgand ja ega see uus ka parem ei ole. Et see on nagu veider. Ma arvan, et nad ise ei saa aru, et nad midagi valesti on teinud. Kuidas vägistaja ei sobi, okei, paneme verepilastaja. Kuidas see verepilastaja ka ei sobinud, mis nüüd siis on? Keda me üldse võtame? Mis demokraadid me siis oleme, kui normaalse inimese nagu senatisse saadame. Et see on jälle väga huvitav kultuurifenomen, kuidas see nagu vasakpoolne kommunistlik nagu, see on Jörgi linnapea laadsete nagu jälgandite nagu ja limmukate nagu seltkond siis on niivõrd mandunud, et seal nad ei leiagi ühtegi normaalset inimest, sest tõenäoliselt seal neid kas ei ole või nad ei tee seal karjääri, võib-olla mõni on natuke viisakam, käib kahel jalal ja nii, aga see ei pääse seal nende monstrumite konkurentsis nagu sinna ülespoole kuidagi. Tal ei ole eeldusi. Ja ebanormaalsus paistab olevat eeldus selleks, et kommunistlikus süsteemis karjääri teha. Jah, aga ütleme, mis ma tahtsin nagu sellest nagu rääkida, et kui nüüd
noh, et nagu USA-st on nagu kaks süsteemi on ja, aga kuidas nagu toimub nagu sükene nagu kogu aeg nagu vahetuvad nad ikkagi, et kord on üks peal, siis on teine peal on ja praegu tundub, et hakkavad noh, need USA-s nagu see punane värv, noh, see tähendab, et noh, need vabariiklased, niinimetatud need normaalsemad, et need hakkavad nagu siin ikkagi, no seal nagu ikkagi rohkem nagu kanda kinnitama. Ja oli üks selline lugu, et noh, ma läksin täitsa puht sellise no, sportlikust huvist, et noh, me läksime oma kauni kaasaga, läksime kinno, vaatama filmi Saatan kannab Pradat 2. Et no see Saatan kannab Pradat 1, et see oli selge, nagu ütleme, puhas nagu satanismi nagu ülistamine. Kahjuks ei ole näinud. No, okay, tasub vaadata, no ta ikka korralikult sümboleid täis, kõik noh, ühesõnaga noh, korralikult tehtud film on ja mina nimetaks isegi, ütleme, kvaliteetselt tehtud filmiks ja see Saatan kannab Pradat 2 on samamoodi väga, ütleme, kvaliteetselt tehtud, aga on märgata seda, et nüüd hakatakse seda sama saatanat seal nüüd puhtaks pesema, et tegelikult, et kui see sama, kes nagu see saatana kehastus oli, kui ta jääb nüüd, ütleme, progressile jalgu, kui tema, kes on nagu orienteeritud ainult mingile, ütleme, siin, noh, ütleme, tuimale ärile, kuidas inimesi hävitatakse, kõigist üle sõidetakse, aga kui nüüd see sama progress, mille ta on ise loonud, on ja kui see sama progress kaasa arvatud tuleb tehisintellekt, tuleb kõik seesama see internet, kõik ja kui see hakkab teda hävitama ja siis hakatakse näitama, et tema sees on ka inimene peidus. Ei ole. Aga vaata, mis asju välja mõtlevad, saad aru, kuidas valetavad, no, hämmastav küll. Ja siis hakatakse nüüd, et vaat nüüd täpselt nagu on see sama, sul oli see raamat, et viimne mingi hingetõmbe on, et see pole seda väärt on. Ja siis see sama, et ütleme, saatana kehastus on ja tema siis ka enam lõpus nüüd mõistab, et aga see kõik ei ole seda väärt on. See, mida ta seni elanud on. No loomulikult on see film on väga hästi üles ehitatud, on see, et kuidas, noh, ütleme, kõik see filmitegevus, ta sujuvalt, noh, ütleme, siis sõidutati Ameerikast Euroopasse, Milanosse, kus selle, ütleme, suursuguse Il Duomo taustal, siis oli mingi moeetendus, mis oli, noh, ütleme, selgelt nagu satanistlik ja kõikide sümbolitega. See ikka juhtub suurtel etendustel tänapäeval. Ikka juhtub, on. Värvid, kõikvõimalikud sümbolid, punane, must, on ja siis mingi ehtsad satanistid, seal mingi Lady Gaga ja kõik sellised, kes seal mis sa veel tahad? Mis sa veel tahad, on. No, ütleme, kogu see Mansonit ei olnud. Jah, ütleme, täismäng on. Ja siis taustal on see, kes nagu see saatana kehastus nagu esimeses osas oli ja tema siis oli, kuidas nüüd, et ta näeb seda, et tema särkab nagu inimene. Eks see niimoodi käibki, et püütakse neid väärtusi, noh, nagu neid ebameeldivaid ja loomalikke ja kurje ja koledaid ja kuidagi ikkagi näidata nagu sellise positiivsena. See ongi ju satanismi nagu see, et rist on tagurpidi, eks ole. Hea on halb on hea. Et nii see käib, et selles ei ole midagi nagu iseendast nagu, noh, et see on selle maailma filosoofia. Et seda kurjust ja jõledust tulebki näidata nagu headusena. Tegelikult on noh. Ja ütleme, ütleme, põhimõtteliselt on ta nüüd, ütleme, masside kontrollimise tehnoloogia. Sa kontrollid teda ka, ütleme, sama filmikunsti kaudu on uudistega, haridusega, kõigega. Alles hiljuti oli üks suur ja võimas üritus, oli see jalgpalli maailmameistrivõistlused ju. Ja seal, ütleme, ma seda noh, ütleme. Või siis näitad lavalt M3 tärniid. Jälle saad hea tulemuse. Ma nagu seda ei näinud, seda avatseremooniat, aga seal oli ka väidetavalt oli noh, nagu väga sümboolne olevat kõik olnud, kõik, kuidas teenib ka sama masside kontrolli efektiga. Ka korralikult kõik see satanismi sümbolid olid nagu kenasti nagu võimendatud, on. Aga ma nägin seda jalgpalli MM-i seda finaali vaheaja show. Ja seda ma nägin ka. Ja ka seal oli. Aga see oli nagu tundus, oli isegi suhteliselt. Muidugi, kes seal oli jälle mingisugune siuke naisartist, kes oli väga kahtlane, pani seal ringi. Ma ei tea, kas Madonna oli. Ja, oligi. Aga seal nagu päris sarvikuid ja pentagrammi, sest Trump ise oli kohal, ma arvan, et seal ikka hoiti nüüd natuke madalamat profiili, et see
ma ei tea, aga mis seal oli sellist kahtlast, ma ei nagu vaatasin, et peale nende nukkude ja topiste, mis seal oli, et mul oli nagu no käemärgid olid seal ja noh, need olid ja siis no jah, see nagu multikultuur ja kogu see oli muidugi seal täiesti tülgastav ikka, noh, kõik rahvad kokku ja maailma ühendamine jalgpalliga ja ikka. Ja kõik see. Igasugust eri värvi artistid panid seal ringi. No, see muidugi ei olnud okei, jah. Et globalism oli ta igal juhul, aga mõtlesin jah, et üllataval kombel oli ta nagu toorest satanismi nagu oli nagu veits vähem. Kui sa ütled, et seal midagi oli ju, siis oli. Varasemaga oli no selgelt vähem, aga ikkagi ta oli olemas, noh, et ütleme, ega ta pole kuhugi kadunud, ta lihtsalt võibki ennast. Võib-olla natuke võtavad hoogu maha, et võib-olla seal president ise kohal, võib-olla see vangi panna veel. jah, nii see asi käib, et ega peaaegu nagu sellist viisakat nagu massikultuuri vist ei ole enam ammu. Et ta võib olla vähem satanistlik või varjatumalt satanistlik, aga üldjuhul satanistlik ta ikkagi on. Ja seda tuleb kahjuks öelda ka jalgpalli kohta, mis nagu kõik muudki asjad ikkagi, mis on väga populaarsed, seostatakse ja imutatakse läbi mingisuguse veidra võika okultismiga. Nii on, aga ma arvan, et tänaseks kui sellega nagu lõpetama ka. Jah, puhkuse aeg, ega siin ei saa nii pikalt nagu laiata. Oleme siin rääkinud juba piisavalt mingi genotsiidist, limukatest, isegi kultuurist. Isegi kultuurist, jah. Aga siis jätame seekord siis jälle nägemiseni ja küll me teeme oma 28. saate ka kunagi ära. Jälle. Kohtumiseni. Nägemiseni.